Tänaseks tööpäev läbi. Aitab küll tänaseks. Veidikene auto sooja. Siis lähen teen ühe väikese jalutuse ja värskes õhus ja vaatab, kuidas see tervis täna on. Eile oli igatahes õhtul küll siuke tunne, et kohe hiilib gripp ligi. Aga kuna mul on mingid Egiptuse gripirohud 1, 2, 3 ja nii edasi, siis sellega sai jälle järjekordselt jaole sellele gripile. Aga tundub jah, et siukene väike metsasalu siin samas kohe lähedal Tartu ääres, pole isegi Tartust välja sõitnud, juba paistab ja siin saab oma väikese looduse retki ära teha. No vot, ja autoaknast paistab siis juba siukene ilus loodus. Immarlah saab ka kohe läbi ning nüüd pole muud kui müts pähe panna ja veidikene vaadata, mis seal väljas toimub. Kraade. Vaatame, palju neid kraade siin näitab. -8 isegi täna. Wow. Tundub, et hakkab ära harjuma selle miinusega. Kui võib nii öelda. Proovin selle mikrofoniga kuidagi siia jope peale panna, et ei tea, ei saagi. Hoiame käes esialgu vaatame, kuidas õnnestub see panna, sellepärast, et väljas ilm on nüüd niimoodi, et ega väga külma peale saada ei tahaks. Arvestades seda, milline see temperatuur eile oli ja õnneks palavikku ei olnudki, aga ega väga hea ka ei olnud olla eile. Ma ei tea, võib-olla niimoodi siis või. Paneb veits villast mulle see gimbal, ma vaatan. On küll, ikka made in China, vaata, paned selle mingi režiimi ja vana hakkab mingisugust asju korraldama. Nüüd. See on see waist tracking, see paneb hullu. Samas, kui seda nagu aktiivseks ei pane, siis on jälle draama, et siis ta läheb kuskile randomisse ära see cam, nii et selles mõttes ma ütleks, et mingi tavaline lihtlabane ekstreemspordi kaamera on kordi parem, et sinna, kuhu sa keerad, sinna ta läheb. Mitte niimoodi, et ta hakkab ette kujutama siin oma ette, et keeran sinna, keeran tännana. Sellist nalja sellega ei juhtu, jah. Aga sellega juhtub. Ja näed, siin on mikker on ka jälle tagurpidi, ma isegi ei kujuta ette, kas ta peksis klippi ka, mul võib peksnud. Selle krae kuidagi heaks saama. Kinnas ka lendas käest maha reis. Ma ei saa. Ükskõik millised need mikrofonid on, ma ütlen, kogu aeg on nendega mingi kuradi jant reis. Kuidagi neid panna ei saa nii, et nagu oleks okei käia. See on see talve kuradi eripära reis. Muidu on nagu talv okei, aga kuradi see kuradi pidev kuradi riietega jebla reis. See ajab jumala kettasse. No nüüd ei saa enam midagi aru, kõik on jumala sassis. Nüüd on kinnas lendab nii nagu ise tahab. Nüüd tuli üldse ära. No mingi siuke kuradi asi. See on mõeldud, et sa lähed kuradi randa ja tõmbad selle külge siis enda mikrofoni ja siis saad ujuma minna. Ma käisin mingi sarnase tootega seal korraks mikriga vee all kah, see sama maikiga.
no nüüd sai vist okei. Iseenesest mulle tundub. Selle lukuga kinni tõmmata siin. Hopsti. Nii, ühe kinda kätte. Eile avastasin, et sellel on see funktsioon ka peal, et saab seda ikkagi ümber keerata, ilma et peaks seda puutetundlikult ekraani näperdama sellel Pocketil. Klikad 3 korda selle joysticku peale ja siis keerab kaamera ümber. Ma olen mingi nädalakese kasutanud seda isendit ja pole veel väga harjunud. Aga jah, koht on siis selline, kus ma hetkel olen. Kohe keeram kämmi ümber. Näitab, näed, et autoga minna ei või. Aga mina panin auto hoopis teise koha peale. Nii et lähen tšekkan, siis vaatan, mis siin toimub. Siin on jälle mingid kaameraseadete probleem jälle. No vot, pilt läks kohe paremaks selles mõttes, et nendel väikestel käkkkaamerate probleem on see, et sa ei saa nagu seda, kui sa määrad sealt ISO mingisugune 5400 või mingi siukse asja, siis on see kohe sekundiga on ju draama, sellepärast et ma panin selle säri aja järgi, kui ma filmin 25 freimi per sekund, siis on sul säritus on 1:50 ja siis see lumi on niivõrd valge, et ta säritab üle selle kõik selle nalja ja kui sul on pandud ISO on mingisugune 50-400 on ju sinna vahemikku, siis see lumi on nii valge, kuna ma enda filtreid ei kasuta sellel kaameral, siis on kohe ongi draama, nii et ainus variant on siis seda vältida, on panna siis see sutter ja kõik panna auto, white balance auto, sutter auto ja siis sa saad sellise lumise ilmaga enam-vähem normaalse pildi, sest muidu on nagu mingisugune, ma ei tea, mis on, aga hetkel ega ma ei teagi, mis säriga ta teeb, kui sa nagu seda kätt liigutad, kas see on üldse loomulik või mitte. Kõige loomulikum on inimsilmale siiski ju 24 freimi per sekund. Aga jah, koht on siuke vingena selles mõttes, et sinna poole läheb, seal on mingi RMK metsa koht ja siin ma nüüd ei ole väga-väga ammu jalutanud ja tuuseldanud. Mõtlesingi, et teen väikese siukse kerge jalutuse. Vaatan korra, mis see kell on. 15.06 on. No vot. Aga tundub, et jälle kaamera pilt oleks nagu udune, aga vist on hoopis, vaatan korra taevasse. Ei, tundub, et lihtsalt see touchscreen siin ees on udune. Aga ei ole veel ära katsetan siin siis selle peal seda, mis see on see väline mikrofon, mis niimoodi eraldi käib sellele kimpsile külge. Et on mingisugused Small Riigi metallist raamid, ma olen vaatanud, ja Tilta müüb ka neid. Aga ma ei ole aru saanud, kas nad on metallist või on siis plastikust, et hiinlane värvib neid nii hästi, et lähedalt vaadates vaatad nagu oleks metall, aga samas kommentaaridest loed, et odav plastik ja mingit plastikust käkki ma ilmselgelt osta ei taha endale. Ja point, miks ma seda osta tahan, on see, et sellel kaameral Pocket 3-l on all siis see 1/4 keermega osa käib nagu kiirlüülitiga niimoodi klõpsti ära ja mul on selle kiirliitmikuga nagu väga negatiivne mälestus. Sellepärast, et kui mul see Insta360X4 oli, siis kui tahtsid seda teleskoopi niimoodi hops välja tõmmata, siis oli see, et ta näpud läksid selle kiirliitmiku päästemehhanismi ehk siis lukusti peale ja siis kaamera pääses lahti ja see hetk, kui ma teleskoopi nagu hooga välja tõmbasin, see hetk oli siis see, kui see kaamera lendas mul helitehases niimoodi, et mööda lava pani korralikult mööda ja ühe objektiivi puruks ka kohe. Läks siis kohe Saksamaale garantiisse, mingi sott 30 tehti korda ja peale seda ma seda magnetiga kiirliitmikut ei soovita vaenlasele ka. See on nagu väga vastik asi.
et kui tal ei ole nüüd eraldi tehtud mingit lukustussüsteemi, ma olen vaatanud, osadel on tehtud mingi, et sa paned nagu selle kaamera sinna klõps külge, magnetiga tõmbab ta ligi, kahelt poolt vasakult paremalt tõmbab siis nagu aasad niimoodi klõps kaamera külge või selle lukusti, kaamera külge ja siis selle lukusti küljes on veel eraldi nagu mingisugune, nagu vanal iPhone'il oli siis on-off see helinupp lukusti niimoodi, et sa näpuga panid tõks sellega kinni, et siis ta ilmselt hoiab neid hambaid seal korralikult kinni nagu. Aga muidu on nagu pointless selles mõttes, et see vana hea klassikaline keerad statiivi küljest ära, too tundus mulle nagu kõige vingem. Hoopis siit teen väikse jalutuse metsa sisse, vaatame. Siin tundub nii tiip mets. Mul ei ole kella käe peal täna. Siin on muidugi, mul ei ole saapad on siuksed kuradi ma täitsa tavalised jalased. Ütleme siukene linna talvesaavas ei ole kõige vingem, aga siin on näha, et mingisugused loomad on siin möllanud. Ma ei tea, kas see on siis jänes või? Ei ole, siin on suuremad sõrajäljed. Wow. Päris äge, huvitav, kas siin mõnda venda võiks näha ka või? Ei tea. Siuke tiip mets on. Ja suhteliselt pime ka, ma ütleks isegi juba siia metsa alla tuled, siin läheb juba valgus päris okeiks iseenesest. Siuke korralik. Ma ütlen siin sellisel aasta ajal nagu praegu on selles mõttes on fun et ei ole neid putukaid, eks ole, kõik võimalikke puuke ja erilasi ja muid tegelinskeid. Küll aga on kõik võimalikud külmakraadid ja see on hästi igav, et kui sa ei ole sportlane ja ei suusata või tee mingit talisportina, siis kodus istuda talvel on nagu tegelikult väga nõmena. Mulle sel aastal on meeldima hakanud just see, et ma olen käinud talvel ringi tuiamas ja nagu hetkelgi näha siin metsa all kondan. Ja homme lähen siis mäe peale ja vaatan, mis toimub siis Tartu siis Raadi tuubipargis, et proovin siis sealt ka alla sõita. Väidetavalt on nüüd siis, ma kuulsin hoopis mitte 2 rada, vaid 3 rada seal. Ja ilmselt filmin telefoniga, ma kõigepealt tõmban telefoniga väikse video sealt teile ja vaatan, kui turvaline on, et kas selle Pocket 3-ga, kus see gimbal küljes on, kannatab sinna minna või mitte, sellepärast et ilmselgelt ei tahaks nagu selle kaameraga upperkuuti käia seal, sellepärast et muidu on see gimbal pilbasteks ka, sest see on tegelikult tundub hästi õrna konstruktsiooniga, et ta on küll fun et ta stability teeb pilti kuradi mõnusamaks ja nii edasi ja pimedas on ta parem kui see ekstreemspordi kaamera ja telefonist on ta ka pimedas parem, et ma eile õhtul katsetasin ikka täitsa kottpimedas filmimist ka. Ja täna tulemusi vaadates ei saa nuriseda, et oleks halb nagu. Ja ütleme, kui sa loogis filmid sellega, siis sellel on ka hea omadus see, et kui ma võtsin ka iPhone'iga Apple ProRes 422 on ja siis panin Pocketist D-Log M-i ja Sony FX3-st panin siis S-Logi, siis kõiki 3 pilti suht sarnaseks saada log-failiga on ikkagi päris hea. Ma ei ole varem nagu logi niimoodi filminud, et tavaliselt pandi ikkagi mingisugused default mingi 709 värvi ja sellega filminud, aga kuna nüüd seda S-logi ja D-logi
ja neid on veidikene YouTube'ist vaadanud, siis selle color greidimise ja värvide paika ajamine on, ütleme, loogis kordi parem, kui on see siis tava värviprofiilide puhul, mis on nagu, kui sa midagi filmid, olgu selleks siis mingisugune lihtsalt koduvideo või mingi suurem produktsioon. Aga YouTube'i jaoks, nagu ma praegu siin filmin hetkel, ei ole väga vahet. Siin on mul täiesti tavaline, nüüd täna veel eriti täisautomaatne filmimisrežiim sees siin, et kõik on auto. Ülilihtne ja lumi on kõik ilusti valge ja nii edasi, et ma toksin veel auto ümbert ära, ma jõudsin auto juurde tagasi. Need lumeroopad, mis siin alla on tekkinud, ei tea, kas siin et peaks vist, ma ei tea, kas seda võib ära lüüa või mitte, mina olen nad ära toksinud kogu aeg, et kaamera ei taha tulla nagu, ma vaatan, tema suurimaid vigasid on praegu see, et kui ma panen kaamera teistpidi ja üritan teda kallutada niimoodi alla, tahan autoratast näidata, siis vend hakkab, ma ei tea, mingid aiateibeid näitama. Ma ei saa aru sellest kuramuse režiimist. Tüüp on mingis imelikus režiimis jälle. Nii, nüüd. Ja nüüd tuleb mingi Gimbali teade. Gimbal endpoints reached. Ehk siis, kui ma tahan teha mingit siukest videot, kus ma kopsin on ja midagi, siis see vana lihtsalt paneb villast. Proovime uuesti. Nii. On 2 korda. Vaatame nüüd. Nüüd saab. Ei, ta ei näita, Ma ei tea, mis režiim peab olema sul, et sa saaksid nagu kaamera panna alla kalduma. Vent teeb mingid täiesti lambi üritusi praegu siin. Aga jah, mis seal ikka? Hiinlaste teemana. Suure kimpsiga mul ei ole kunagi sellist probleemi olnud, et võtad selle tavalisi suure gimbali, siis seda jama ei ole, et ei saaks nagu, kui paned ikkagi, et mingisuguse normaalse režiimi peale, siis ta nii töötab ja nii on. Ja kuigi see on ka DJI oma, eks ole, ja siin ei saa lihtsalt paneb hullu või siis läheb külmaga lolliks, aga ma seda ka ei tea. Omast arust paned mingi režiimi peale, aga see lihtsalt ei tööta. Või ongi siis mingi garantiilaks, et võtad siis kämmi ja saadad sinna klikipoodi tagasi. Eks ma veits aega veel jälgin seda, milline ta on ja mismoodi see kaamera täpsemalt töötab. Ja auto soojab on nii kuradi külmaks läksin jälle vahepeale, et üldse ei kannata väljas käia. Ühtepidi on see külm hea, et jah. Aga teisalt nagu mina olen ikka täielikult suveinimene, mina tahaks ainult suve. Minu pärast võiksin Eesti kliimas ainult soe olla, et sellist külma, ma ei tea, võib-olla lõkke ääres kuskil grill huugama panna ja nii edasi. Ma vaatan, kuidas homne ilm on, et peale selle tuubipargi, et äkki hakkan õhtupool liha grillima ja kui ma seda grillima hakkan, eks ma siis teen sellest videot ka ja muud ma siin hetkel rääkida ei viitsi sõna otseses mõttes. Väsind, unine, magamata. Ehk see haige uni ei ole hea, selles mõttes, et kui sa ikkagi oled haige, sööd küüslauku ja kõik võimalikke igasugused rohtusid, mis siis seda haigust eemale võiks peletada, siis ilmselgelt on niisugune veits uimane olla veel täna ja proovisin veel eile kätekõverdusi teha ka, ma olen praegu normiks pannud iga päev 100, aga eile oli küll niimoodi, et ikka väga vaevaliselt tulid, kuigi öeldakse, et kui haige oled, et siis puhka, aga ma tahan niimoodi, et see 100 on nagu norm, et järgmisest kuust üritan 200, aga ma ei tea, kas see õnnestub siis, et korra olen ma seda proovinud peaaegu 6 aega, aga see oli päris väsitav niimoodi, et 2. või 3. nädalal oli niimoodi, et
väga jõudnudki enam teha neid, et täiesti väsitas ära, et siis jätsid nagu 1-2 päeva vahele ja siis tegid uuesti ja maksimum, mis ma olen ühe päevaga jõudnud teha, on 300, et aga no ma ei tea, vaadates seda äppi, mida ma kasutan, siis mõni mees teeb 1200 päevas, et ma ei tea, võib-olla need on botid, et ei olegi õiged kasutajad, et samas ma vaatan mingid Eesti kasutajad siin, siis tundub, et need on ka feigivad, sellepärast, et kui ma seal äpis neid kätekõverdusi teen, siis on tegelikult näha kaloraaž, et palju sul neid kaloreid kulub, ütleme seal, aga vaatad, mingid tüübid teevad seal 300-400 tükki ja siis vaatad 0 kalorit, siis tekib mulje, et lihtsalt klikitakse tehakse üks kätekõverdus ja siis pannakse lihtsalt võistlusmomendi pärast pannakse kätekõverdusi reaalselt kirja rohkem kui see, kui mina teinud olen. Aga ma ei viitsi kellegiga võistelda, et ma teen lihtsalt ise endale, et oleks endale tervis hea ja mingisugune motivatsioon ka, et näha siis palju sa aastas teed ja palju sa kuus teed neid kätekaid ja nii edasi. Aga jah, mis seal ikka, jutt läks jälle pikemaks ja vaatan. Täna ilmselt siis õhtul vaatan siis Spartakuse seda seriaali edasi. 2025 tehti uued osad, hetkel olen siis 6. episoodi juures ja 10 neid vist tehakse, nii et väidetavalt need on siis nüüd välja mõeldud lugu, et seal seda House of Ashur, jah, et seda nagu tegelikult legendi järgi seda ei toimunudki. Vot. Aga jah, ilusat reedet sulle ja homme juba siis mäe pealt vaatan, mis mäel teha annab ja võib-olla õhtul grillin liha ka, nii et väike süke mõttevälgatus sulle reede õhtusse. Tšau!